Tenet. Aasta oli 2020. Inimestel kiire igale poole. Kiirusuletamine +10 on täiesti normaalsuseks saanud, mis ei ole normaalne. Inimesed sõeluvad, ületavad ristmikke kollase tulega, vahest panevad ka ristmikud kinni üldse. Vaatame, kas see kõik tasub ära. Võib-olla 2021 aastal saab normiks sõita 50/50-ga. Meie oleme siin, et seda tõestada teile. See on Motopurgi aasta suurim ettevõtmine, challenge, milles osalevad Ragnar Tallermaa ja Fredi Lemsar autodega Mercedes Peegles ja Škoda Octavia. Lähme vaatame, kas see kõik tasub ära ennast. Let's go! Tegelikult lugu lihtne. Üks meist hakkab täna sävelema ja teine sõidab rahulikult. Et vaata lihtsalt, et kui palju sa siis sellega võidad ja kui sellest nagu reaalne kasu ka on. Lepsime kokku, et Fredi siis hakkab sävelema, mina võtan rahulikult. Võtame siit marsruudiks siit laagri sirklist, paneme Noblessnerisse välja, hea pikk ots, vaatame, kui palju siis mõjutab. Ega me muidugi poolda seda, mis siin seda sävelemist. Puhtalt teaduslikel eesmärkid. Nagu õilsed eesmärgid, nagu teile tuua nagu ikkagi nagu see reaalne, nagu kui palju sellega võidab, et nagu iga vend seda ei proovi nagu iga päev. Seega nagu, et vaatame... Siia alla paneme kirja, et ärge proovigi seda kodus. Ärge kodus ja ärge liikluses ka proovigi, et ja kindlasti piirkiirus oluline. Davai, aga autodesse minek. Ja davai, noh. Seega asi lihtne, ma võtan oma traktori. Ma võtan oma bensiinika ja mis seal ikka, ole seal või ole ruut. Näeme siis Noblessneris. Ja ära kihuta. Ai, kus sa pead kihutama? Vana juba alustame. Mul on juba edumaa sees, noh. Meil siin pikka ette ei ole. Mida asja, vend on mingi sabas, ei kannata ju. Võtame rahulikult, kihutama ei tohi. Mina võtan siis ilusti 50-ga, teate, ma panen isegi siit limiteri ka peale. Soe või külm? Norm või? Soe. Pane jäädemaks. On kaks tsooni, vaata, ja kliimaseade ja probleem on, meil on selja taga meil nagu. Aga ma varsti saan see, vaata, me jõuame siia Vabaduse puiesteele. Siin tuleb mängu kindlalt see, kus ma sõidan nagu mingi 60-ga vaata enam vähem või nii, üks alla võib-olla vaata. Vabaduse puieste või Pärnu maantee osa siin Nõmme vahel, see on fooridega ikka, no see on kohutav, noh. Ta tuleb mingi 50-ga, siis ta jääb raudselt kuskil punase taha ja ma lipsan läbi lihtsalt. Oi, näed, punane tuli. Vaata, juba, meil on taga auto vahel. Super. Oi, mitu autot kohe või? Siin on suur silt ka, et 7-12-ni, kella 7-12-ni, siis on roheline laine, kus sa sõidad 48 kilomeetrit tunnis. No ma natuke priiskan, ma panen 50-ga. Ja nagu kui tegelikult aus olla, siis nagu ma ise olen siuke, tegelikult sõidud rahulikult, vaata. Täna nagu puhtalt nagu teile nagu teeme seda nagu, et... Oi, kollane. Ei lähe üle. Kas kollasega võib üle minna või? Nagu paberite järgi, seaduse järgi. Võib üle minna. Endal on, ma ei tea, mitu aastat lood on, aga ega ei mäleta enam. Millest ma räägin? Vabaduse puieste, järgmine punane tuli. Sa võid see 42-8-ga sõita, aga see ei aita siin. Meil on mingi jõhker edu, ma juba saan kerge lõunasöögi teha, kõik jutud enne, kui see vend kohale jõuab ilmselt, ma arvan, varsti tulevad esimesed sõelumised ka siin ilmselt. Et vaatan, et siin ees on mingi vend, sõidab nagu aeglaselt. Küsimus on ka see muidugi, et täna on laupäev, et kui liiklust võib-olla on rohkem, siis need säbelejad tõmbavad veel siin autode vahelt ka veel prinks ja pränks ja igati pidi. Kui suures üllataval kombel ma mõtlesin, et ma jään oma siin 50-53 kiltu tunnis sõitmisega võib-olla jalgu teistele,
aga tegelikult ma lähen täiesti vooluga kaasa, seega no tänane laupäevane päev võib-olla aitab sellele kaasa, inimesed kruiisivad mõnusamalt ja nad ei säbele, võib-olla kui me teeksime seda näiteks reede õhtul. Kehva lugu. Mingi suruma hakkama või? Ei, see on küll nüüd halb variant, see ei ole just kõige ideaalsem nagu. Kuule, päris hea. See Peugeot vend on, ta ongi üks nendest vendadest, kes niimoodi liigub ilmselt. Seal real bussi ei ole ja see Priiguse vend ei uima nüüd. Kui ta on mingi norm vend, siis peab sinna tõmbama ära nüüd. Aga seal on ka mingi auto ees, mis see teeb siis 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Sama, seis on sama. Huvitav, mis see kõige suurem, mis need tunnused on nagu nii-öelda nendel säbelejatel, vaata. Bemm on eelistus. Kindlasti pead sa foori tänab minema nii täpiks nagu foorist foorini. Põikled hästi palju, sõidad sabas, ületad kiirust, sa istud nii madalal, kui sa saad. Käsi peab rooli peale sirgeks minema. Huvita, kas Fredi teeb neid asju praegu? Okei, mis seal toimub? Oi. Super. Siit tuleb jälle Edu meil. Tead, me peaks oma autokooli tegema ja autokooli nimi on Edu Valem. Ma õpetaks autokoolis seda, kuidas elus võita ja liikluses mitte surra mahada. Oi! Ei, no see oli roheline, me sõitsime rohelisega üle joone veel. Põhimõtteliselt kõige olulisem on see, et buss ei satuks samale rajale ette. Ja kui nagu bussi taskut ei ole, vaata mõnes kohas ja buss satub ette, siis on nagu aamen nagu. Et see on nagu põhiasi, mida peab jälgima. Et nagu silmad peavad olema kogu aeg nagu ees. Et sa ei saa sõita niimoodi, et nagu vaatad ainult seda venda, kes sinu ees sõidab. Sa pead vaatama mingi 10 autot ette nagu. Sa oled nagu 10 steps ahead alati nagu. No ja millest me räägime? Me oleme nüüd Näituse ja Vabaduse puiesti ristil. Punane tuli, kedagi üle ei lähe. Enamasti lähevad sinna tuled põlema siis, kui sa jalakäija vajutab selle meile punaseks. Kedagi üle ei lähe, me lihtsalt seisame. Meil oli väga hea veeremine ja nüüd me lihtsalt seisame. Ja jätkame. Okei. Vaata, siin on see mõõdavad kiirus. On see kuradi kaamera väljas kuskil. Panin mööda äkki. Mingi 9 € juba postkastis, vaata. Aga tead, mis oleks eriti kõva või? Kui ma teeks selle challenge'i praegu ära niimoodi, et mina ei saa mingit trahvi, aga raks tuleb tagant ja ta saab 3 € trahvi või 9 €. Vot see oleks kõva. See oleks kõva. Okei, mis meil seis on? Siit tõmbas rajad tühjaks, eks ju, väga hea. Ma hetkel näen, et on nagu tühi, vaata. Paneme siis veits sulgema, no. Mul on tunne, et mul on üks säbele ja veel lisaks Fredile siin taga ka. Sealt ta tuleb. Ohoo, siin on kiiruskaamera või? Pole probleemi mul sellega. Ma nii üle 50 sõita ei saa. Ma arvan, et siin teisel pool viadukti ootab meid väike üllatus allpool. Et kulli pilguga kohe vaatan. Mis asja ei olegi või? On või? Mis on mingi skämmi saime või? Okei, põhiline. Ma näen tagant üli palju autosid. Põhiline, et raksi seal autodega rollis ei ole. Aga kus see kaamera nüüd on? Mingi Honda trükimasin on siin. Kes ei tea, mis see Honda trükimasin on, siis see on Honda Typer. Mul on taas tahtmata tunne, et nende nii-öelda challenge'ite või nende meie omavaheliste mõõduvõtmistega miskipärast ja mina kogu aeg sinna sellesse sitemasse seisu. Tead sa, ma võtaks siin korra selle aja, kus tänada teid, kes te olete meile siiski juba pannud väikse laikinud meid Facebookis, subscribe'inud YouTube'is, sellest on väga suur kasu meile. Me oleme juba isegi täitsa mõnusal tõusuteel ja kindlasti julgelt kommenteerige, avaldage oma arvamusi videote kohta sellest, et need on väga äge alati lugeda ja mulle isegi meeldib nendele vastata. Et nii palju, kui me jõuame ja soovime, siis me püüame ikkagi ka vastata. Nagu te nägite, siis Fredi on ka saates tagasi. Fredi ei kadunud ära. See oli one time. Kuule, aga hea, peaks mingi Eesti muusikutega ühendust, et ma vaata, et kuule, et äkki saame teie mussi kasutada oma videotes, vaata. Siis ei oleks nii manneti, kui mingi autoga peab sõitma, vaata ja filmima, et nagu mingi tümmi pole nagu. Tanel Padar laulaks kõrva või midagi, vaata.
hingele kohta otsides. Ise väikest viisi muusik ka nagu omal ajal sai ikka lauldud, kooris ja värki Jõin otse pakist piima. Valma või? Lämme. Davai, partner, pane nüüd Oi, see on hea. Puhta rohelisega läbi, puhas roheline. Mis te arvaksite, kui me podcasti teeksin? Kas te kuulaks seda? Siuke pool autoteemaline või mototeemaline. Aga samas nagu tavalist juttu ka. Võimalused on olemas. Oi, korra kaitseüksus või? Need on kõvad vennad. Taktikaline väljaõppe ja kõik ütlevad. Oi, peaaegu oleks magama jäänud. Vaadates, et inimesed jõuavad kohe üle tee, siis järelikult kohe läheb roheliseks, ega meil on suht... Ja läkki roheliseks. Davai, G4S, keri nüüd, davai, Oleksin praegu 2 rida, mis lähevad osad. Niimoodi pann mööda ennast. Väga hea. Kerime läbi, eks. Siin koha mul on küsimus. See on täpselt hea koht. Siin kõrval on ühistranspordurida, kellel läheb foor varem põlema. Nüüd, kui ma sõidan elektriauto, kui ma olen taksojõud ja sõidan seal rivis, kas ma võin ka siis minna ühistranspordi fooriga üle või ma pean enda foori ootama? No vaatamata sellel, ma selles ühistranspordi reas olen. Kumba foori ma jälgima pean siis? Jala käia, võta moo maha ilusast. Soovid sa üle minna? Mine üle. Huvitav, kaugel Fredi on? See on nüüd veits keeruline valik, aga ma usaldan, et siin see tavaliselt valge kaubiku vennad on suht kärmed nagu. Land Cruiseri vennad ma ei kahte nagu. Oi, väga hästi lähevad. Super. Valge kaubiku vennad ei pea kunagi siin talt, need vennad teavad nagu asjana. Vanal vaja mingi küprak viia kohale, vaata, öeldakse kõredi, kui sa kell 1 kohal ei ole, siis on kõredi, sa võid selle küprake endale kõredi koju viia ja nii ongi. Klatškikk teine kõredi 3. all ja juba olemegi normaalses kiiruses, eks ju. See vend tahtis küll praegu veits alla jääda, Oleks ma tulnud veits kiiremini saad, oleks ma klatškikk 2. peal, ma panin klatškikk 3. vaata. Oi, see vend oleks niimoodi pand üle katuse praegu superkuuti, Oleme jõudmas Viru ringile. Noblessner on juba päris lähedal. Oi! Mersu, võtke ühendust, ma tahan ka siuksega sõita. Ei, see oli 50 seal kindlalt ju. Või ma ei tea, mul see parem silm veits nagu on vahest hägune. Päike on ka praegu peegeldab niimoodi vastu, et nagu, vaata tihti peale on see, et vaatad 3 või 5 nagu aru ei saa, nagu, et mis jama on. Seal oli mingi märk või? Okei. Vaata, nad sõidavad 30, eks ju, see on normaalne, sest et neil ongi kiiruspiirang valgend, nad ei tohi kiiremini sõita. See on tõukside jaoks ka pandud üles, vaata. Muidu mingid vennad tulevad tõuksiga mingi 70, vaata lagina. Laagna teel täitsa haige vend pani mingi autodest mööda lihtsalt mingi... 30 ala. Tiksume. Oi, läks natuke üle 30, vabandame. Vaata, mis see on? Noblessner, vaata. Normaalne, siit keerame sisse, eks ju. Regullija on ees või? Mis siin toimub huvitav? Ma ei näe küll regullijat veel. Ja, selle sõidame otseks, nägid, Milleks vaja ring teed, kui saab otse ka sõita nagu põhimõtteliselt. Kas me lähme siia või? Arvad või? Ja lukus. 25 minti. Ma panen taimeri keema käba. Ja vaatame, millal jõuab raks kohale. Ma ei tea, lähme sirutame jalga ja ootame siis peremeest. Seal ikka. Siin see Kalamäe rajoon. Võtta, kas Fredi on juba kohal, sest mul selle 30-ga tiksamine siin võtab küll praegu. Siin lõppes ka 30 ala ära, seega saab normilt kihutada 50-ga. Ja näed, nüüd jõudsime Noblessnerisse. Väga ilus koht, aga ärme siiski unusta. 20 kiilta tunnis võib siin sõita. Tada! Fredi juba ootab, huvitav, kui kaua ta ootab. Näitan aega ka vahepeal, vaata. Vana manööverdab alles ja praktiliselt 4 mintse,
ühesõnaga, jõudsime Noblessnerisse, meil kulus 25 mintsa ja ligikaudu Siraxil kulus 30 mintsa natukene vähem. Et noh, 5 mintsa oli vahe või? Ta manööverdas siin mingi minut praktiliselt, et 4 minutit oli vahe. Asja nüüd ennast ära tasus, ma arvan, et ma kulutasin kütust, nagu kui meil oleks samasugused autod, nagu siis ma kulutasin kütust mingi liiter rohkem nüüd selle tõmbamisega kogu aeg. Närve ka, ma arvan, kulutasid. Ja närvid on küll need, mis ikka kuluvad, et noh, see nagu endal hakkab ikkagi nagu, noh, mul nagu kripeldama, et ma kunagi ei tea, millal kuskil keegi võib tõmmata, et kui mul see kiirus on ikka veits seal üle ja nagu siuke närviline oled ja tõmbled, et siis nagu sa ei pööra nii palju tähelepanu ja no vahepeal oli küll neid kohti, kus ma tundsin, et suht sketši. Neid olukordi on vähe, kus sul see 5 minta väga tõesti vajalik, mingi naine sünnitab. Noh, ei ole üldiselt väärt, aga ma tean, et tulevad mingid vennad, kes hakkavad siin ütlema, et küll see ummikus ikka toimib ja aitab, et no las ta jääb. Nagu ma tegelikult juba autos ka ütlesin, siis kes ei ole veel pannud, pange like ja subscribe meile. Ja, kommenteerige ennast, mis te arvate sellest olukorrast siin. Kas see 5 minutit säbelemist on tõesti seda väärt või mitte ja tekitame arutelu. Motopurk teeb, tuleb uusi asju ja mis seal ikka. Sügishooaeg. Ja näeme järgmises saates siis juba. Davai, tšau.